Tere päevast! Siin paistab päike ilusti silma ja usun, et kohe tulevad ka ette. Oi, vabandust, minu nimi ei ole 3 ääga, on 2 ääga. Et see on kunst ennast tähtsustada ja tähele, et te meelde jääksite. Aga täna räägin ma siis sellest, et praktikasüsteem, mis ta siis on? Kas ta on lihtsalt üks dokument kuskil, kas ta on arvutisprogramm ja midagi ta enamat või ta on mingi suurem teos. Ja minuga koos siin laval võiks olla ka Anne Vahtramäe, kellega koos me tegelikult selle ettekanne oleme ette valmistanud. Kahjuks ta töökohustuste tõttu siin täna osaleda ei saa. Numbritest, et numbrit olete näinud. Ja võrreldes siin võib-olla mõne varasema ettekandega, siis minu andmed pärinevad siis maikuus selle aastast ja ma saan öelda seda, et kõrgkoolil on nüüd maikuu seisuga sõlmitud praktikalepinguid juba üle 800. Ja praktika maht õppekavadel on väga suur, et nad veedavad väga palju tunde praktikatel, et seda me kuulsime ka siin teisest ettekandest. Et mul on siin näide ühe õeüliõpilase praktikast. Õpe kestab siis 3,5 aastat ja selle ajal tuleb läbida siis 10 praktikat ja kokku selle aja jooksul on üks üliõpilane praktikal 2300 tundi või natukene üle. Lisaks tuleb täita erinevad dokumente. Selle aja jooksul tuleb täita üle 50 praktikadokumendi ja lisaks tuleb teha siis iseseisvad töid. Ja kui nüüd korrutada neid meie üliõpilaste arvuga, mis on ligikaudu 1500, siis need tunnid on ikkagi väga-väga suured. Ja võib-olla selle tausta selline oluline märksõna on see, et praktikabaasid, praktikajuhendajad on meie jaoks väga olulised. Ka seda on siin teistest ettekandedest päris palju kõlama juba jäänud. Aga mis asi see praktikasüsteem on? Et ma püüdsin siis otsida kirjandust selle kohta ja tegelikult mulle meeldis siis Cantadore ja tema kolleegide definitsioon, kus kirjeldatakse siis praktikasüsteemi kui sellist hariduslikku struktuuri, kus ühendatakse siis teoreetilised õpingud praktilise kogemusega kuskil siis kas töö- või uurimiskeskkondades. Ja uurisin ka seda, et kuidas siis üliõpilased on praktikasüsteemi kirjeldanud. Ja nemad on siis kirjeldanud oma uurimustes peamiselt seda, et milline on hea praktikasüsteem ja nad kasutavad selliseid märksõnu, et see süsteem peab olema efektiivne ja praktiline ja kaasav siis üliõpilast ning loovust soosiv. Ja kui nüüd edasi minna, siis hakkame ma rääkima erinevad praktikasüsteemide osadest, millest see süsteem siis koosneb ja alustame võib-olla siis õppekava arendusega. Et nagu igal kunstnikul on vaja ideed, mida ta siis kas paberile või näiteks savist looma hakkab, siis selleks, et õppepraktikalt läbi viia, on vaja ka mingisugust visiooni või eesmärki, kuhu poole püüelda või mida siis teha. Ja selleks on siis hästi olulised õpieesmärgid või väljundid, ükskõik kuidas me neid sõnastame. Ja nende sõnastamine ja väljatöötamine ei ole ainult kõrgkooli nii-öelda huvi, vaid seda tehakse tegelikult ka koostöös ja praktikabaasidega ja tegelikult soovitatakse õpieesmärkide või väljundite kirja panemisel kaasata lisaks üliõpilasi ja tegelikult ka neid inimesi, keda neid väljundid siis puudutavad. No näiteks tervishoius me võime mõelda kas klientide või patsientide peale. Et see on kirjandus, mis seda siis soovitab. Nüüd, kui me räägime teooria ja praktika suhtest, siis
see on hästi oluline, et see oleks omavahel harmoonias. Ehk kui me räägime ühest kunstiteosest, siis harmoonia kunstis on väga oluline. Ja see on tegelikult päris suur kunst. Ehk kõrgkoolina võib-olla meie mõtleme selle peale, et kuidas valmistada üliõpilased ette, et nad saaksid praktikal hakkama. Siis praktikakeskkonnast võiksime mõelda selle peale, et kuidas nad saavad oma teadmisi, oskusi praktikas arendada nii, et nad saaksid iseseisvalt tulevikus töötada ja olla siis edukad oma töökarjääris. Ja koostöös praktikabaasidega on siin eelnevalt ka räägitud, et selles punktil ma väga pikalt ei peatu, et tegelikult see koostöö nii teooria praktika suhte arendamisel kui nende väljundite sõnastamisel on ülioluline. Nüüd lisaks sellele, et on olemas plaan, et mida ja kuidas teha, on oluline ka see, et kuidas me siis juhendame, mida me teeme. Ja kui me räägime juhendamisest ja kvaliteetsest juhendamisest, siis tegelikult kirjanduses tuuakse välja päris palju seda, et on oluline juhendajaid siis koolitada ja juhendajaid toetada. Ja kui hakata otsima, et mis on üks või teine, siis tegelikult läbi koolitamise me toetame juhendajaid ja kui me tahame juhendajat toetada, siis öeldakse seda, et koolitage siis juhendajaid. Aga kui me räägime ikkagi koolitusest ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool oma leppega tegelikult teeb ka koolitusi praktikajuhendajalt, aga see on üks väike tilk suures meres. Et tegelikult need koolitused võiksid olla ka sellised, et mida siis tegelikult kas erineva taustaga, erineva iseloomuga inimesed tahavad. Mõnele inimesele meeldibki, kus seisab lektor ruumi ees ja teeb klassikalist loengut ja jagab oma teadmisi. On olemas inimesi, kes tahaks teha hoopis mingisugust grupidiskussiooni. Neil on oma emotsioonid, kogemused, nad tahaks need ära jagada ja läbi selle diskussiooni õppida. Et tegelikult, kui me räägime koolitustest ja toetamisest, siis neid võimalusi, mida teha, on tegelikult päris mitmeid. Nüüd, kui rääkida juhendajatest veel, siis juhendajad on hästi olulised sellest, et see praktikakeskkond oleks kvaliteetne. Ehk kui me mõtleme jälle kunsti peale, siis meister on ju see, kes siis õpetab oma kunstiõpilast ja loob tingimused selleks, et see kunstnik saaks siis oma kunsti teha. Siis kui me mõtleme selle ümber praktikakeskkonda, siis tegelikult juhendajad võiksid olla siis need, et nad loovad tingimused selleks, et üliõpilane saaks õppida, areneda ja kasvada siis oma kutseala heaks töötajaks. Ja juhendamise metoodikatest rääkides, siis väga levinud on tegelikult selline kontaktne juhendamine, et üliõpilase kõrval on olemas juhendaja ja see käib nagu koostöös. Aga üha rohkem, kui nüüd lugeda kirjandust, siis kirjandus ütleb, et juhendamisele võiks kaasata ka muid meetodid, ka näiteks tehisintellekti. Et ma ei tea, võib-olla kui üliõpilased lähevad praktikat tulevikus, siis võtab keegi neid ilusti vastu ja nad kõik tunnevad seda, et nad on hästi oodatud ja teretulnud. Ehk üldiselt tehisintellekt on tehtud nii, et ta oleks hästi positiivne ja vastab kõigile rumalatele küsimustele. Ehk võimalik, et selline hea, positiivne, kelle käest saab alati küsida, kelle käest saab tuge, on igal üliõpilasel võib-olla taskus. Et lisaks füüsilisele juhendajale võib olla ka taskus juhendaja. Nüüd hindamissüsteemi arendamisest ka, et ega kui üliõpilane ikkagi õpib ja kui me tahame ikkagi teada, kus ta oma teadmiste, oskuste poolest asub, siis hindamine on ülioluline. Ja hindamine ei ole ainult
juhendajale oluline, siis kõige olulisem on sellele inimesele endale kõige oluline, ehk ta saab ise aru, kus ta on, mis on minu tugevused, mis on minu nõrkused, kus valdkonnas ma tahan tööd teha, võib-olla mis valdkond ei ole minule kõige sobilikum. Ja selleks siis on jälle olulised need kas õpiväljundid või eesmärgid ja nendele tuginedes tegelikult välja töötatud hindamiskriteeriumid. Öeldakse, et need hindamiskriteeriumid peavad olema hästi lihtsad, väga kergesti arusaadavalt sõnastatud ja üks huvitav märksõna, millele ma siin kirjandust lugeses hakkasin üha rohkem mõtlema, on see, et nad peavad olema motiveerivad, et üliõpilast motiveerijad. Võib-olla mina neid õpiväljundeid sõnastades ei ole selle peale nii palju mõelnud, aga eks ta on loogiline. Kui see motiveerib üliõpilast, siis ta tahab õppida ja tahab neid eesmärke saavutada. Ja siin on loetletud siis erinevaid hindamismeetodeid, mida tegelikult praktika käigus tehakse, et on selline kogu aeg pidev hindamine, tagasiside andmine, tagasiside andmise puhul öeldakse seda, et kõige parem on konstruktiivne tagasiside, et tagasiside andmisel tuleb anda tagasiside selle teema kohta, mida on võimalik parandada. Ja võib-olla natuke rohkem ma räägin sellest reflektsioonist peegeldamisest, et seda kirjanduses päris palju rõhutatakse ja see on oluline tegelikult kõigepealt nii üliõpilase kui juhendaja vahelise koostöö tegemisel, ehk kas üliõpilane saab ikka sellest kõigest nii aru, nagu teie tahate, et ta saaks aru. Selleks sobiks peegeldamine nagu väga hästi. Ja samamoodi üliõpilane võib samamoodi peegeldada, et kas ma sain teist kui juhendajast aru, mida te mulle just ütlesite. Aga vähem oluline ei ole siin enesereflektsioon, et iga inimene ükskõik, kas ta on üliõpilase rollis, kas ta on juhendaja rollis, õppejõu rollis, peab mõtlema selle peale, et kuidas mul läks, mis mul läks hästi, et mida ma saan paremini teha. Ja kui seda enesereflektsiooni teha, siis on võimalik, et me oskame ka oma nõrki kohti võib-olla tugevusteks muuta. Ja loomulikult iga selline õppepraktika lõpeb siis sellise kokkuvõtva hindamisega ja seda hinnet või seda tagasiside võib-olla ei ole juhendajale nii vaja. Üliõpilased loomulikult tahavad, et nende õppepraktikad oleks ilusti arvestatud, aga võib-olla see kokkuvõttev hindamine on selles mõttes olulisem, et see annab nagu praktikutelt tunnustuse, et see inimene sobib selles valdkonnas tööle. Ja sellel on tegelikult väga oluline tähtsus hindamisel üldse. Ressurssidest ka natuke. Ma väga palju neid ressurssi pikalt rääkima ei hakka, mõnedest natuke rohkem, aga kui me räägime praktikasüsteemist, siis selleks on vaja tegelikult, et meil oleks olema inimesed ja tegelikult kohad. Et inimeste juures tuleb siis mõelda seda, et ei ole ainult juhendaja praktika, vaid on väga palju inimesi selleks, et see juhendamine saaks toimuda. Praktikakohad samamoodi, et neid praktikakohti võiks alati rohkem olla. Ehk tegelikult ideaalis võiks leida sellise praktikakoha, kus üliõpilane saaks tegelikult õppida seda, mis on tema praktika eesmärk. Aeg. Aeg. Me teame seda, et alati võiks rohkem olla aega. Kui mul oleks rohkem aega, küll ma oleksin hea praktika juhendaja. Ma mäletan seda tunnet ise, kui ma õena töötasin. Jah, mida mujal maailmas on tehtud, et tegelikult on olemas sellistest õppehaiglates täiesti eraldi inimesed, kes tegelevad nende üliõpilastega. Ja toimub siis nii-öelda see koha peal õppimine. Aga mina arvan, et sama oluline ja sama hea on tegelikult ka see, kui sul on olemas kogu aeg kõrval oma juhendaja. Aga see aja leidmine, jah, et kui palju, mida, kuidas
töökohustuste kõrvalt teha, see mõjutada selle praktika lõpptulemus küll. Ja rahast ma selles mõttes nii palju rääkida ei taha, aga ühe aspekti ma ikkagi ütlen, et mida ma olen nagu kirjandusest lugenud ja just üliõpilaste tagasisidest, on see, et nad tihti ei oota seda, et neile kohe praktikal makstakse, aga et näiteks minna oma kodukohast eemale oleks nende jaoks oluline see, et neil oleks olemas ööbimine ja võimalik, et mõeldakse selle peale, et ka transporti tasuda. Ja need on sellised päris suured motivaatorid, ehk Eesti on küll pisike, aga võib-olla ka Tartust Tallinnasse liikumine ühe üliõpilase jaoks võib olla päris kulukas. Ja kui nüüd suured haiglad tegelikult või üldse ka väiksed haiglad tahavad endale tööjõudu, nagu siit eelmisest ettekandest tuli välja, et väga tore on pärast praktikat sõlmida siis üliõpilasega juba tööleping, siis tasuks nagu mõelda ka nendele väikestele asjadele, et pakkuda neile sellist mugavat, turvalist praktikakeskkonda, et nad saaksid ka kohapeal ennast hästi tunda. Jätkusuutlikkusest ja innovatsioonis ka paar sõna, et iga selline süsteem, et oleks jätkusuutlik, siis seda tuleb pidevalt siis hinnata ja muudkui paremaks teha. Ja see paremaks tegemine tegelikult käibki ikkagi meeskonnatööna. Nii praktikabaasid, kõrgkoolid ja tegelikult, nagu ma enne nimetasin, üliõpilased ja miks mitte ka siis inimesed, keda need praktikad puutuvad, tuleks sinna siis kaasata. Uuenduste kasutuselevõttu või innovatsioonist rääkides, siis tegelikult üha rohkem räägitakse sellest, et üliõpilased muutuvad ja me peame sellega kaasa minema. Isiklikult ma olen nagu mõelnud selle peale, et kui me räägime patsiendi ohutusest, siis miks mitte kasutada ära tehisintellekti abi selles. No näiteks väga suur probleem on see, et üliõpilased on ebakindlad näiteks ravimite manustamise osas. Miks mitte luua abivahend selleks, et saab kontrollida seda, ma ei tea, annust, mida sellele inimesele vaja manustada oleks, siis neid vigu kindlasti tekiks vähem, sest et inimesed teevad vigu. Isegi juhendaja võib teha vigu ja see on üliõpilastele natuke üllatuseks. Mis veel innovatsioonist räägitakse, on see, et tuleb ette olukorda, kus praktika eesmärk on üks, aga võib-olla ei saa seda praktikal teha. Et see olukord on lihtsalt selline, et üliõpilane ei saa seda teha. Ja selleks tuleks nagu mõelda seda, et kasutada kas simulatsioone haiglates, sest hästi tore oli näha siin sellist, ma ei mäleta, mis selle täpselt nimi, akadeemia väljamõtlemist, et see on nagu väga-väga tore. Ja lisaks ka selliseid kas virtuaalhaiglate tegemist, ma ise osalen ühe virtuaalhaigla projekti töötamise meeskonnas ja ka virtuaalprillide kasutamist, et nad siis tegelikult näevad reaalselt seda olukorda, mida neil tegelikult võib-olla praktikal ei õnnestu siis kogeda. Ja võib-olla sellest tervishoiu arenguga kaasas käimisest, see on võib-olla kõrgkooli jaoks nagu võib-olla rohkem oluline, et me ikkagi õpetaksime neid teemasid ja sellisest vaatenurgast nagu praktikabaas vajab. Ja väga oluline on see õppijakeskne lähenemine, et siin õppijakesksest lähenemisest rääkides on tegelikult juhendajatel, praktikajuhendajatel ja kõrgkoolipoolsetel juhendajatel on oluline see, et me loome sellise keskkonna, kus siis üliõpilane areneks. Ja võib-olla seda viimast slaidi vaadates, siis kui Kersti alustas sellega, et juhendamine on kunst, siis ma võib-olla mõtlen selle peale, et kas see juhendamine on kunst või me oleme need meistrid, et me loome sellise keskkonna, kus üliõpilane saaks head kunsti teha. Ja tegelikult, kui nüüd vaadata seda iga pintslitõmmet, mis siin Kornald Mäe
maalil on, siis tegelikult see ilmestab seda õppepraktikasüsteemi, et iga pintslitõmme on oluline. Tänan tähelepanu eest!